Mis veel? Telefoninumber, CV, kas motivatsioonikirja või kaaskirja ka Austraalias on vaja või pigem nagu sa ütlesid, Andres, et võtad telefoni ja helistad? Alguses need tööd, kuhu võib-olla sa esimesena saad, seal on väga palju helistamist. Ma väga soovitan ka see, et võib-olla kui sa saadad CV, et selles mõttes ma ütlesin küll enne, et väga palju meeldib telefonis, aga sa lõppkokkuvõttes saadad ikkagi meilidega väga palju CV-sid välja ka, aga siis helistad üle, tere, minu nimi on Hans, saatsin teile CV, lihtsalt tahtsin küsida, et kas see jõudis kohale, kui teil on mingeid küsimusi mulle veel, et siis andke teada. Et see on nagu väga hea, aga tulles motivatsioonikirjade juurde, siis seda pigem küsivad juba sellised suuremad ettevõtted, võib-olla kui me räägime siin eritest veinikatest või cotton ehk siis puuvilla ettevõtetest, et nemad juba on sellised suuremad konkursid, kus nad võtavad ikkagi tööle 60, 70, 80 või 100 inimest, et siis seal küsitakse küll juba motivatsioonikirjaga. Ja selle kandideerimise juurde ma just tahtsin rääkida kiirelt seda nii-öelda järjekorda, et miks niimoodi teha, et sa saadad kõigepealt CV-d laiali ja siis sa paari päeva jooksul helistad, et lihtsalt ennast meelde tuletada või äkki te ei ole näinud, aga tegelikult kogu selle asja point on see, et sa oled aktiivne, sa oled hakkaja ja see on eestlasele minu meelest nagu kõige ebamugavam asi, et sa pead helistama kellegile ja siis sa veel pead justkui kogu aeg mingis mõttes peale käima. Et sa pead ennast kogu aeg nähtavaks tegema. Ja et seal ei ole see, mis ma tahtsin öelda, et sa ei helista, et tere, ma saatsin CV, kas teil tööd on, vaid esitle ennast, müü ennast, on tegelikult selle kõne nii-öelda mõte. Et Austraalias väga tihti loeb rohkem see, kes sa täna oled, kuidas sa ennast esitled ja kuidas sa räägid versus see, mis sul nii-öelda CV-l siis ette näidata on. Et farmeritel on käed jalad tööd täis, neil on nii kiire elu kogu aeg, et võimalik, et neil ongi ülehomme töötaja ära läinud, ülehomme tähendab läheb töötaja ära ja sina täna õigel ajal helistad talle ja ta ei peaks sellega tegelema, et tal on mingi tule homme siia. Et sellised juhtumid on väga palju tegelikult. Ja võib tegelikult tuua vist paralleeli küll, et Eesti ja siis Austraalia tööturu vahe vähemalt on see, et kui sa Eestis kandideerid, sa pead ootama vähemalt pool kuud, kui mitte 30 päeva, et üldse mingit tagasisidet on nagu tööandjalt saada. Aga Austraalias, nagu Brenda praegu kirjeldas, sa võid saada selle kõne järgmine päev juba ja võib-olla ülehomme üldse juba tööle saada, eks ole, et need asjad käivad väga kiiresti seal, et ei ole sellist nagu võib-olla jokutamist nii palju, et see töö kuidagi see toimib teistmoodi see nagu värbamisprotsess, et nõustute vist minuga noogutab. Ja mida kiiremini sa ise tegutsed, seda kiiremini sa tööd saad, et kui sa võtadki esimesed päevad 8-5 saadad CV-sid, sa pead jõudma neid saata ikka 50 tükki välja, nii et tundub ebareaalne, et sa ei saa sealt tööle, kui sa pärast veel need läbi helistad ja nii edasi. Et meie... Ja see tegelikult ongi hea küsimus, et et Eestis öeldakse, et ära sari kandideeri, et vali kohti, kus sa kandideerid, eks ole. Brenda, sa tegelikult tõid väga hea nüansi välja, et välismaale tööle minnes sa pead natuke nagu sari kandideerija olema, et kui sul on kiiresti tööd vaja, sa pead ikkagi olema hästi aktiivne tööotsija, et sa ei saa mõelda niipidi, et nagu töö jõuab sinuni lõpuks, eriti Austraalias ja võõras riigis on nagu võib-olla taskuraha hakkab otsa saama. Et kas ja kui palju on vaja saata? Brenda, sa mainisid mingit numbrit 50, aga kas võib-olla on rohkem veel vaja või on vähem natukene? Saada nii kaua ma saadaks CV-sid, kuniks mul oleks töö olemas, et meie enda näitel vist oli 60 saatsime esimesel päeval või? Äkki midagi sellist et meie moto, mis me nagu inimestele sisendame või siuke lause on see, et tee oma töö otsimisest endale töö. Ehk siis esimesed paar päeva sinu töö ongi, sa jõuad hommikul kontorisse, vahet ei ole, kas see on Sydney rannas või see on sul kuskil hostlis või see on sul hommikusöögi laua taga ja sa pead 8-5 on sinu töö leidmine. Et Austraalia on nii suur, siin on nii palju töövõimalusi, ehk siis ma arvan, et sadu saatsime lõpuks välja. Et kahekesi ka, kui peaksite olema kahekesi, mitmekesi, siis on ju väga lihtne, et üks guugeldab lihtsalt töökohti, teine laseb CV-sid laiali ja võib-olla siis kolmekesi oled, siis kolmas hakkab üle helistama neid järgmine päev. Nii et sa teed tööd, et leida tööd.